Täna tulime uurima uusimat sahatehnoloogiat ja heidame pisikese pilgu saha tootmise köögipoolele. Nagu ma aru saan, siis lumesahal ja lumelabidel ei ole mitte midagi ühist. Ei ole. Et millest see erinevus seisneb? No erinevus seisneb selles, et mõlemad küll peavad lükkama lund ja koristama lund, aga lumesahk on tegelikult kõrgtehnoloogiline toode, kus tegelikult kõik detailid on väga täpselt välja disainitud, välja arvutatud. Nii et ma saan aru, et siin sahal on siis sahahõlm, mis on terasest, siis on eriti tugevast metallist terad ja nad on ühendatud omavahel siis teie poolt mingisuguse välja töötatud eriainega. Just täpselt, jah, et see terahoidik, mis nüüd terasid kinni hoiab, see terahoidik on polüretaanist, mille sisse on valatud ka terasdetailid. Nende eesmärk on, et nad kopeeriksid väga täpselt teepinda. Ehk kui sahk sõidab, siis teel on ebatasasused ja see kogu tera peab ühtlaselt jälgima teepinna kontuuri, et sinna ei jääks lund liigselt maha. See tähendab seda, et kui tee sees on auk, on mingi kühm, lamavad politseinikud, kaevuluugid, et need ükski ei häiri seda sahka? Jah, need ükski ei häiri, et kaevuluugis sõidab see sahk ideaalselt üle. Maanteel muidugi lamavad politseinikke ei ole, maanteel on teeroopad ja kui terad on võrdlemisi lühikesed ja kopeerivad teepinda, siis saab võimalikult puhta jälje ja kulub vähem soola, me säästame keskkonda, säästame raha. Aga see tera, kui kiiresti ta ära kulub? Väga kiiresti vist ei kulu, sest ta on kõvasulamist. Jah, tänapäevased wolframkarbiid kõvasulamterad kestavad umbes 10-15 000 kilomeetrit võrreldes seda, kui vanasti karastatud tera, sest tera kestis ainult paarsada kilomeetrit ja teda tuli juba reguleerida. Siin tera taga on veel eraldi ka kummist tera. Milleks see mõeldud? Jah, see on nüüd lisatera ja seda kasutatakse peamiselt siis, kui on veidi vesisemad ja lörtsisemad teeolud. Ja selle jaoks, et nüüd siis lörtsi ja vedela lume puhul mitte kulutada liiga palju wolframkarbiidterasid, siis sellised kummiterad teevad siis selle lörtsisema lumega tee praktiliselt täiesti puhtaks. See on siis pigem selline iganenud arusaam, et vanasti olid sahkade ehitused teised, need terade kinnitused olid teised ja siis ei saanud seda linnas kasutada, aga nüüd on lihtsalt tehnoloogia nii palju edasi arenenud, et täiesti vabalt võiks sama sahka kasutada linnatingimustes. Just täpselt. Ja ei ole seda probleemi, et teed ei saa puhtaks? Ei ole, sellepärast, et agressiivne teranurk ta ikkagi puhastab natukene kvaliteetsemalt, samas ta ei lõhu kaevuluuke ja kopeerib teepinda, nagu ka meie kodulehel olevatest videotest on näha. Nii et siin on lihtsalt koonerdamise teema, et koonerdamine ei ole alati kokku hoida, aga ikkagi tehakse seda. Ma mõtlen siis teede puhastajate poole peal. Just, sest tegelikult, kui me kasutaksime sama tehnoloogiat ka linnades, oleks võimalik oluliselt vähem kasutada soola ja see tegelikult lõhuks vähem teid, vähem oleks vaja lappida auke ja see tähendab seda, et tegelikult hoitakse raha kokku hoopis.